tere hommikust, kõik mu tupsud. Jaa. Näed, koormsed. Tere. Nii, räägi. 20. detsember, ma pean korraks vaatama, mul on korraks siin kehtleli on, aga ma vaatan, kas kohe saan siia. Tere, Säde. Räägi mulle, kas sina sõid täna hommikuks jänkude toitu? Kas sina sõid seda kuivatatud heinagraanulit? Kas sina oled ka jänku? Säde on, ütleme nii, et Säde on lihtsalt täiesti võimatu. Ilmselt, ma ei tea, mida ta kõike ära ei sööks. Sa oled nii poks, Säde. On esmaspäeva hommik ja taluperenaise hommikused toimetused. Kõigepealt lähme vaatame üle kanala, siis korjaks selle mitu päeva õues kuivanud pesu ära, siis läheks katsuks, okei, see läheb kanala alla, et läheks katsuks ma lähengi kõigepealt Elisabethi juurde. Vaatame, kuidas temal on. Elisabeth, kallis, tere, kuidas sul on? Tule siia. Näe, ta vist on joonud, sest täpselt selle... Ei, ta joonud on seal veel palju, jah, oli tal unikud seal tehtud. Ja kujutad ette, seda pugu ei ole enam. See oli eile siin täiesti kõva. Elisabeth on täitsa terve. Ja, ma nägin ka hommikul, ta oli... Eile ta oli täitsa loid. Lähme teiste juurde vaata. Joo, sa oled nii tubli. Tigu on terve, joo. Võtaks, ma panen ta kanade juurde, jah. Kilinud tasa. Rahu, issand koerad. No, Malibu, kas sa totu-potu? Me peame hakkama tegelema sellega, et kanadel on nimed vaja panna. Meil on nüüd selline lugu, et meil on üks tüdrukute bänd. Ma nimetasin neid kanu Siberi kanadeks, aga nad ei ole Siberi kanad, nad olid mingi pop. No vaata. Elisabeth läks kohe. Võib mundi laiali. See on 3 punt neid pruune. See on tüdrukute bänd. Sellele tuleb panna nagu mingi tüdrukute bändi nimed. Spice'id. Jah, mingisugune süke. Siis 3 jaapanlast. Neil võiks olla mingid veits jaapani või aasiapärased nimed. Ja siis üks tütt on seal veel nagu mingi Maxima versioon Villust. On ka siis selle tüdrukute bändiga koos, aga ta näeb teistsugune välja. Nii et nüüd tuleb hakata nimesid pakkuma. Sest mul hetkel ei ole nendega veel seda isiklikku sidet, et ma oleks tundnud. Kui me läksime Tartusse, siis mul ämm pesi pesu ja pani kuivama. Ja nüüd on saanud ta 28 lisaloputust ja ma vist peaksin tegelema selle pesu kuivatamisega. Kanalas on meil Villu. Joo, Kalla, kuidas sul läheb? Ei kiusa sind keegi. Selja pealt on teda vaestatud. Margo on jõudnud süldi tegemisega sinnamaani, et kõik liha on puhastatud. See on nii hea maitsega. Siin on süldileem. See on siis ära tarretab. Süldi ladumine. Päris ilus. Väikestel on ilus. Ja Margo teeb seda juba. Mulle meeldib, et sa oled sauna rätikuga, aga Margo teeb seda juba siis sahvris, et ei peaks neid enam tõstma eraldi, sest sült peab jääma külma. Nii, meie hommikusöök saabus. Värskelt valminud sült. Sellel tuleb testing. Mina tahan teada, mina ei teagi praegu, kas mulle meeldib sinepiga või mädarõikaga. Nii. Ja Mari sai värske pudru, aga Mari on meil alguses lihtsalt seltskonna pärast, sellepärast, et ta peab puder jahtuma. Nii, lõikan selle. Vaadake, sült peab olema täpselt õige kalersega. Sült oleks võrk. Nii, natuke on siin peal ka. See on rassu, aga see on nii vähekali, selle muid sulle panna. Ma oleks pidanud ta välja lööma. Muidugi. Ei vanasti löödigi välja, ma praegu mõtlesin, et ma saan teist moodi. Võta tuua süldi. Et ilus oleks. Praegu ta ei ole ilus, vaata, sa oled seda sodinud. Okei. Nii. Mõt selline sült natuke Margo teda juba äästas, aga nunna.
nii, mina nüüd proovin, kas ma tahan sinepiga või ma tean, et tegelikult süüakse veel äädikaga ka. Ma tean, et ma äädikaga ei taha. Seda ma tean. Nii, proovime järgi. Nii, ma ikkagi päris ehedad pekitükki ei taha. Kõigepealt ma võtan puhta ampsu. See isekeedetud sült on alati pehmem. Poesüldil on see tihtipeale see želee teeb hästi kõvaks. Nii. Ausalt öeldes mina ei peaks siia midagi panema, aga proovime, kas mulle meeldiks sinepiga. Hästi lihane on, väga ilus tailiha sees. Annab talle mõnusat mekki. Nii, ja proovime me tarikaga. Mulle meeldib sinep. Nii et head isu. Prouval poolikust süldist ei saanud kõht täis tegelikult. Siis proovime äkki saame selle teha. Ma olen full, aga no olgu. Nii, olen ta siia. Ja ma oleks pidanud servad lahti lükkama. No seda ei ole mõtet viimine. Oi, milline nunnu süldi plönn. Okei, väga ilus. Ma panen siia paar gurmeekartulit. Ja talutoit ei ole kunagi olnud hõrgum. Nii, nüüd ootan rõõmsalt ise bussi. Hommikul panin pojabussi peale, nüüd ootan ise Mäeküla Tallinna bussi, sest mul neljapäeval jäi ju auto jäi teenindusse ja õhtul pean pojale rahvatantsu järgi minema. Kõige kavalam on ise praegu bussiga Tallinna minna, auto teenindusest võtta ja siis pojaga tagasi tulla. Kohalikud kuulutused siin rõõmsasti. Siin Kaivu meistri saab endale tellida. Ja nüüd siit rõõmsasti bussi peale. Mina olen olnud nüüd rääbakas põhimõtteliselt alates 1. detsembrist ja täna ma lähen seda viga parandama, sest ma lähen juuksurisse ja minul on alati, kui ma juuksurist tulen, siis minul on tunne, et see prinsessi mode on activated. Ma käin juba 15, kaua ma Malle käin su juures juuksuris? 15 aastat kindlasti. 6, jah, Mari, ma otsin Mari. Ühesõnaga, ma olen käinud ühe sama juuksuri juures 16 aastat ja me oleme üle elanud erinevad värvid, eks ju? Me oleme olnud punapead ja oleme olnud tumedad, aga blond on ikkagi minu teema. Nii et võt, siis ma käingi. Võiksin käia korra kuus juuksuris, aga kahjuks Malle suureks õuduseks käin harvemini ja siis ta peab vahepeal minuga rohkem vaeva nägema. Aga täna ma vist olin päris mõistliku ajaga. Kunagi lugesin ühest ajakirjast, et tee, mis sa teed juuksuris, natuke kuum on. Aga jumala eest, ära sellel ajal, kui sul pead pestakse, ära panegi silmi kinni ja ära mõmis. Illes. Jõudsin koju. Ma vaatan rutuma tibud üle. Kõik on hästi. Vandast teen teile gestaapot. Tasakene. Kõik on hästi ja Elisabeth oli põrandal. Vaatan, et tal oleks kõik hästi. Nii. Ära toksi teist. Kuule, ära toksi teist. Ma jõudsin tagasi juuksurist ja tavaliselt tähendab juuksuris käik minu jaoks seda, et pärast tuleb minna kohvikusse. Aga ma jõudsin praegu seal juuksuris, mul läks kõht nüüd heaks. Ma jõudsin ainult mõelda sellele Margo süldile. Et ma tulen ja ma hakkan seda lusikaga sööma. Vaatame, kas ma saan selle siia ümber keerata niimoodi. See nõuab perenaiselikku vilumust. Mida mul jälle mingi lörts käis. Perfecto. Näete, lubiseb. Ja siis mul oli ainukene soov teha midagi sellist, ma näitan. Midagi sellist. Meil on tegelikult seda eilset püreed ka, aga lihtsalt mulle tundub, et see on selline nagu
mahlakas. Issand, see on nii hea sült. Nii, ma võtsin Pauli Ma ei saa aru üldse, kuidas seda Ma võtsin Pauli just sellest rahvatantsus peale. rahvatantsus peale ja nüüd sõidame maale. Mul üks poiss ka täna küsis rahvatantsus, kas on vanem, teevad YouTube'i. No vot. Äkki varsti ka noorelt vaatab, kui ma rohkem neid kaasa võtan. Tere hommikust! Kell on saanud juba kiirelt siin 9:30. Ja täna ei ole täiesti tavaline hommik, et lähme nüüd otse tööle ja nagu tavaliselt, aga täna lähme käime hoopis ühes teises kohas läbi ennem ja siis lähme tööle. Aga päike paistab, õues on praegu juba 26 kraadi sooja ja väga mõnus hommik on. Maja on mul tühi, kõik semud on tööl. Siin majas elavad ühed prantsuse poisid ka veel, nemad käivad omaette tööl. Et väga mõnus hommik. Meil on siuke üsna tavaline keskmise austraallase maja, ühekordne, ei midagi väga hullu. 3 magamistuba, see on minu tuba, see on prantslaste tuba ja siin on mul semu. Väike koridor, siis on väike garaaž siin, mis enamjaolt on tühi. Siin on meil lihtsalt mingid joogid sees, natuke vett, õlu ja kokat, see on mina. Ja siuke tavaline majaka, aga ikkagi elada on siin päris kallis. Et nädala alguses on alati kõige odavam kütus siin. Et sellepärast on siin nii palju inimesi tankimas ka. Panen ka oma Toyotale paaki natuke. See kutt täpselt ei tea, mida ta tankima peab. Panin paagi täis. Liitri hind on siis 1,633 ja kogu pakk oli $90. Ma nüüd ei tea, mis ta Eestis maksab, aga tegelikult siin on see suht odav. Tulime siia autopoodi korra. Ma ostan endale seda õli siin 2 tükki. Mul natuke pill lekib. Aga saab hakkama. Võta seda õli. Üks huvitav asi siin Austraalias on see, et maanteel ei ole nagu mitte mingit kindlat süsteemi, kuidas sõita. Et nagu Eestis on ju lihtne, et muidu sõidavad on ju paremas reas, kui soovid mööda minna, siis lähed vasakust reast mööda ja siis lähed uuesti paremas sõita tagasi. Aga siin nagu ei ole vahet, siin sõidavad kõik saa, kus ise soovivad lihtsalt. Ma võin nüüd vasakule minna ja mitte midagi ei muutu. Kõik jääb samaks. Aga näiteks kui kuskil ummikus oled ja rida on vaja vahetada, siis lasevad kõik ilusti läbi ja et on omad plussid ja on omad miinused. Nüüd ongi tegelikult aeg minna tööle. Hakkab pihta vahetus, 10 tundi ja mõnus. Ja tööpäev alaku. Ja ongi päev läbi. Mõnus, kodu ootab. Let's go! Ja olemegi tänase päevaga jõudnud kuskile õhtusse. Nii et teeks selle loosimise ära. Ma eilse loosimise kohta veel ütlen seda, et ma kirjutasin kõigile, kes siis selles episoodis numbri võitsid, kommentaari järgi, et mis on tema loosinumber. Nii et vaadake oma kommentaarid üle. Sest ma ei tea, kas ma YouTube'is inimestele sõnumeid saan saata, ei saa ju, eks ju. Nii. Aga eilse loogi kommentaaridest. Nii, no ütle stopp. Stopp. Nii. Merje Malga, lemmikvlogideks saanud teie pere dünaamika on imeline. Eriti need koerad ja kassid ja kogu loomaaed. Nii, aga mina panen kohe siia kommentaari, et... See minu telefon. Jah, panen oma telefonis. Aga lisan siia kommentaari, et olete võitnud number 7 siis, eks ju? Ja siis me kohtume jälle homme.